romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates räägib külaline Madle Timm oma puhkusereisist, mis venis 1 aasta ja 3 kuud pikaks. Tervist! Tere! No ma kõigepealt küsiks, et mis ajendas sind üldse niisugusele puhkusele minema? Ma töötasin humanitaarabi valdkonnas üsna tihedalt seotud ka siis Ukrainaga ja siis, kui see täiemahuline sõda seal käima läks, siis minu töö muutus üleöö väga intensiivseks ja päris mitu kuud sellist põhimõtteliselt magamata olekut ja siis ma tundsin, et paar nädalat puhkust tegelikult ei ole enam piisav. Ja otsustasin siis üks hetk, et kuna mulle reisida väga meeldib, ma tegelikult tahtsin juba ühte pikemat reisi, pikemat aega olin mõelnud peas, et tahaks teha. Ja siis tundus hea aeg, et vaimset tervist ka hoida. Sa oled varasemaltki siin podcastis käinud, aga tuletame meelde, sellest on hea hulk aega möödas, kui sa viimati siin istusid. Mis su reisitaust on? Viimane kord siin sinuga oli vist Filipiinidest. Ma oletan, elasin seal 7 kuud kunagi. Enne seda käisin Kesk-Aasias 9 kuud ja siis siin varasemate töödega seotult Euroopas väga palju, Lähis-Idas, Aafrikas natukene. Ja ühesõnaga maailma näinud. Ei ole, natuke ikka on näinud, et ei ole siin ainult Eestis istunud ja et kogemata sattus enam kui aastapikkune puhkus. Kuhu sa läksid ja mis su eesmärgid olid? Mina lendasin 1 otsapiletiga Ushuaiasse, mis on siis Eestist umbes linnulennult 15 000 kilomeetrit Argentiina lõunatipp siis Patagoonias. Mis kaudu sa sinna üldse jõudsid? See pidi olema ilmselt väga pikad kõik lennud, mitu vahelmaandumist. Ja ma isegi olin tol korral, mõtlesin, et ma olen see mugavusreisija ja planeerisin kõik lennud täpselt nii, et ma saan siis üle Atlandi magada, võtsin ajavahesid arvesse ja siis jõuaksin ilusasti nagu hommikul sinna Ushuaiasse kohale ja siis, kui ma jõudsin siis läbi Helsingi Rooma, siis üle Atlandi reis lükati 12 tundi edasi. Siis ma jõudsin Vatikanis vahepeal ära käia ja siis lendasin Roomast Buenos Airesesse ja Buenos Airesest siis ostsin lisalennu, sest et ilmselgelt sellest jäin maha. Siis lõpuks Ushuaiasse, nii et see venis, ma ei mäleta väga pikaks kogu see asi lõpuks. No sellest reisist või sellest teekonnast oli ilmselt vaja natuke aega ka puhata. Ja see puhkus oli siis siuke topeltpuhkus. Tagasi sinna esialgse küsimuse juurde, mida ma distractisin ära, et mis su eesmärgid olid sellega seoses? No mu reisi ajend oligi see, et puhata. Ma ei tahtnud nagu mitte midagi mingisugusest tööst teada, mitte midagi uudistest lugeda. Ma tahtsingi olla täiesti teistsuguses keskkonnas ja ma ei olnud kunagi varem käinud Lõuna-Ameerikas. Ehk siis ma olen Aasias päris palju reisinud, mulle väga meeldib Aasia ja ma valisin Lõuna-Ameerika lihtsalt selle järgi, et minu jaoks täiesti tundmatu maa. Ja nagu sa ise ilmselt tead, et see reisipisik lihtsalt ta kas on inimeses olemas või ei ole ja minul ta on isegi, kui ma olen Eestis paigal, siis ta kuskil kauguses ikkagi nagu kripeldab ja nüüd ta tuli pinnale ja see uudisimu sai siis võitu ja mu eesmärk oli ikkagi puhata, aga näha ka siis uut kontinenti. Plaanisid sa kõik need riigid seal ära teha või mis su eesmärk sellega seoses ikkagi oli? Ma alguses mõtlesin, et ma ei teadnud üldse, kui kauaks ma isegi lähen. Et ma lihtsalt hakkan sealt lõunatipust aeglaselt põhja poole liikuma ilma kindla plaanita. Mõtlesin ise peas, et äkki lõpetan Mehhikos. Mehhikosse ma ei jõudnud, ma reisisin nii aeglaselt ja lõpetasin siis Kolumbias ehk siis sealt Argentiinast kuni Kolumbiani peaaegu kõik riigid. Mis teed kõik need päevad? Selles mõttes, et mina olen 7 kuuga läinud Puerto Ricost Uruguaysse välja ja seal juures ma olen ka mingid perioodid kuskil koha peal olnud. No ma ei ole eriti aeglane reisija, ma olen selline rahmeldaja rohkem. Et kuidas sinul need
kuidas see kujunes sinu jaoks? No ütleme, esimene kuu ma tundsingi, et ma olin vaimselt nii väsinud ja ma lihtsalt matkasin Patagoonias, et see loodus on seal nii imeline, mulle väga meeldib mägedes, ehk see oli füüsiliselt hästi tegus ja sõitsin mägirattaga ja purjetasin seal, mis iganes seal, ilma plaanita reisidest tuleb igasugust asju ette. Ehk siis füüsiliselt oli alguses selline võib-olla nagu tasakaalu leidmine uuesti siis vaimse ja füüsilise poole pealt. Ja siis ma vahepeal olin paigal, et õppida hispaania keelt natukene nagu võib-olla rutiinsemalt, kui lihtsalt ringi reisides ja mingeid vestlusi pidades. Käisin keeltekoolis. Ma olin Uruguay's vahepeal vabatahtlik. Mulle meeldiski just see, et ma sain natukene kauem olla ühes kohas, õppida inimesi tundma, õppida mingeid uusi oskusi, ma ei tea, hobusega ratsutamist või mootorrattaga sõitmist. Ja ega neid igavaid päevi oli ka selles mõttes, kus ma lihtsalt olin, ma ei tea, Buenos Airese korteris ja moolutasin ja mõtlesin, et ei tahagi midagi teha, et selles mõttes, kui nii pikalt reisida, siis see ei ole lõpuks see puhkus, mis võib-olla peas mõtled, et kogu aeg on lõbus ja kogu aeg teed mingeid asju ei tee, et ei jaksa ja ju ei jaksa vastu võtta, et sellist nagu võib-olla igavust päris mitte, aga niisugust mollutamist oli ka päris palju selle aja sees. Ja just nimelt, et kui sa ikkagi aega reisid, et siis on vaja võtta neid päevi. Ma mäletan, et mina eriti ei võtnud, sellepärast, et ma kuidagi ei teadnud, ei uskunud, ei arvanud, et see on vajalik, aga tõsiasi on see, et me räägime 10 aasta tagusest ajast. Ehk siis ma olin toona 24-aastane ja ma jaksasin ka palju rohkem. Et täna, kui ma teeksin taolist trippi, esiteks ma ei viitsiks muidugi teha ja ma ei saaks ka, sest mul on pere, aga ma kindlasti, kui ma teeksin mingil põhjusel, siis oleks vajalikud täpselt need samad vabad päevad ja need mollutamised. Ja ma ise näen ka selles mõttes seda, ma ei tea, taandareng, kuidas seda nimetada, et kui ma käisin Kesk-Aasias ka 24-aastasena, siis täpselt samamoodi peaasi, et oleks võimalikult aktiivsed päevad, ei saa raisata seda aega. Ja nüüd saad vanemaks ja siis muutud mugavamaks ja mingid asjad saavad olulisemaks kui lihtsalt see, et tahaks näha kõike kohe korraga. Sa olid seal üksinda? Ma reisisin, võib öelda üldjoontes üksinda, aga enamus aega olin kas mingid sõbrad liitusid, leidsin sealt tee pealt uusi sõpru, et selles mõttes ütleme, ma ei tea, 70% ajast ma olin ikkagi kellegagi koos, aga by default ma reisisin üksinda. Räägi uute sõprade leidmisest, et inimesed, kes ei ole üksinda reisinud, võib-olla ei saa päris täpselt aru, mismoodi see toimib. Ja kuidas üldse täiskasvanuna sõpru leida. Ja, täpselt. No näiteks minu esimesed sõbrad, nemad jäävad alati kõige rohkem meelde, olid Patagoonias matkates ja siis ma olin ühe oma Austraalia sõbraga, keda ma teadsin varasemalt, siis, kes liitus natukeseks ajaks siuksel 10-tunnisel mägimatkal. Jõudsime üles välja, levi, mitte midagi ei ole seal ja kohtusime ühe sakslasega, kes tegi seda rada teistpidi. Vahetasime natuke rajainfot, ütlesime tšau, näeme võib-olla seal ühe lisalaguuni juures veel. Jõudsime sinna, keda ei olnud, oli see sakslane, mõtlesime, et mis siis ikka läks siis juba otse alla tagasi. Hakkasime ise tagasi minema ja siis vaatasime, et okei, seisis seal ühe teise ränduriga ja oli kukkunud niimoodi, et õlg oli liigesest väljas ja valus oli vaadata teda, et ta seal ise võitles pisaratega ja siis mul õnneks oli väike see esmaabikott kaasas, et siis ma arvutasin, kui palju valuvaigisteid on nagu turvaline süüa ühe korraga ühel inimesel. Ja siis sidusime tal selle kuidagi rätiga sinna kaela ümber tal selle käe ja küsisin talt, et kas ta eelistab seda, et ta nüüd keskendub teele ja laskub, kuni me siis lõpuks jõuame levialasse ja saame kiirabi järgi kutsuda või et ma siis distractin teda sellega, et ma ajan temaga juttu ja ta arvas, et äkki proovime, et küsimud mingeid küsimusi ja siis ma küsisin talt kõikvõimalikke küsimusi, kuni lõpuks mul said küsimused otsa. Ja siis ma hakkasin talle eesti keelt õpetama ja siis mul on siiani meeles, kuidas see sakslane
läheb seal läbi Patagoonia metsade, nutab ja karjub 1, 2, 3, 4, et kui seda ei oleks nagu nii valus olnud vaadata, siis oleks naljakas olnud, aga mingi hetk tal kuidagi, ma ei tea, kas sellest laskumisest nagu see õlg kuidagi rappus nagu tagasi sellisesse kohta, et tal vähemalt ei olnud nii piinavalt valus. Ja siis me jäime nagu suhtlema ja saime sõpradeks järgnevate päevade jooksul seal samas väikses linnakeses, tegime veel koos matkasid. Aga muidu, kui mitte nii ekstreemselt neid sõpru otsida, siis hostelites, mina kasutan Couchsurfingu Hangoutsi väga palju. Mis asi on Hangouts? Mingi uus asi? Või raudselt on mingi 7 aastat vana asi? Jah, mul tahaks öelda küll. Okei, ma ei tea päriselt, selles mõttes, et Couchsurfingut jah, ma tean, aga ma isegi ei ole väga palju kuulnud selle kasutamisest praegu, siis ma kujutasin ette, et kõik, kes varem Couchsurfingut tegid või andsid oma seda diivanit rendile tasuta, siis nüüd teevad Airbnb-d. Ma arvan, et suur osa küll ja suur osa võib-olla, kui see tasuliseks läks, siis kadusid üldse sealt ära, aga Hangouts on, et kui sa oled Tallinnas või Tartus kas või näiteks, ükskõik kus inimesi on ja sa paned nagu ennast, võib-olla ma ise Tinderit ei kasuta, aga ma oletan, et see on sarnane nagu Tinderis, et sa saad panna, et nagu locationi järgi, kus sa asud. Ja sa näed nagu mingi laivis, raadius või? Ja sa näed laivis, nagu kes teistest ränduritest on sinuga samas piirkonnas või kohalikest ja sa saad sinna kirjutada, mida sa teha tahad, hästi tavaline lihtsalt, et see... Ja siis saad kokku nende inimestega. Lähed jood kohvi või lähed matkale või mida iganes sa parasjagu tahad teha. Ja ma ei tea, väiksemates kohtades sul ei ole seal inimesi, aga suurlinnades sul on ülipalju nii-öelda valikut siis teiste rändurite seast. Issand, kui lahe asi. Kas ohtlik on suvalisi inimesi kokku saada? Samas Tinder võiks samasti ka ohtlik olla, on ja? Täpselt, pluss sul on ikkagi see profiil, sa saad lugeda, mida teised inimesed on varem arvanud, kui nad on varem kokku saanud kellegi teisega ja mis nende huvid on, et täpselt sa ise hindad ju oma sisetunde järgi ka natukene, et kuidas see suhtlus alguses lihtsalt sõnumitena on ja muidugi seal mingi riskifaktor on, aga reisimine ongi üks risk lõpuks. Nii et... mis risk sul on siis seal reisides? Sa oled ju kogu aeg enda turvalisest keskkonnast eemal, eriti kui sa üksi reisid, siis... Ja eriti Lõuna-Ameerikas. Ja eriti Lõuna-Ameerikas ja ega ma ei rääkinud alguses ju absoluutselt hispaania keelt ka, et kui mina jäin mõtlema, et kui mina oleks olnud see, kes seal mägedes selle õla soklist välja kukub, ma olen üsna siuke riskialdis, ma ei mõtle sellist asjade peale väga tihti nagu. Ja pärast seda ma jäin mõtlema, et aga ma käisin kogu aeg üksinda matkamas, kogu aeg kohtades, kus levi ei olnud, et nii kui seal midagi juhtub, kas või see või Buenos Aireses mul varastati telefon näiteks ära ja siis see ühest küljest juhtub iga päev miljonitel, aga paljudel inimestel, aga siis kui see sinuga juhtub ja sul on kõik asjad on telefonis ja siis sa pead kuidagi hakkama saama seal võõras linnas. Üksinda reisimine, kui hea või halb on siis üksinda reisida? Ma arvan, et sõltub inimesest. Et minule see andis väga-väga palju juurde kõik reisid, mis ma olen üksinda teinud. Muidugi koos kaaslasega või sõpradega on tore, aga see on lihtsalt teistmoodi, sest üksinda sa paratamatult sa õpid enda kohta nii palju rohkem ja sa arendad mingisuguseid külgi, mida sa ei pea arendama siis, kui sa oled kellegagi koos. Kas või sõprade leidmine või suhtlemine selles mõttes, et kui sa oled oma kaaslasega või sõpradega, nii lihtne on, sul on alati kellegagi rääkida, sul on alati kellegagi arutada või mingeid ülesandeid jagada, kes otsib bussiaegu, kes otsib majutust. Kui sa oled üksinda, siis see kõik on sinu õlul, aga samas sul on ka palju suurem võimalus tutvuda teiste inimestega, sind võib-olla kutsutakse lihtsamini mingisugustesse kohtadesse. Et need on lihtsalt 2 erinevat stiili, aga ma ise soovitaks kõigil, kellel vähegi natukene on seda tahet üksinda minna, siis proovida vähemalt. Just paar päeva tagasi oli selline olukord, et läksin siis ühele tuttavale külla. Google Maps näitas, et põhimõtteliselt maja peaks nagu siin olema, samas ei ole kindel, kas on, ei leia õiget ust üles. Täitsa pekkis nagu jummala eksinud, nagu lihtsalt, ma ei tea, Tallinna kesklinnas enam-vähem. Ja siis ma ise hakkasin naerma mõeldes, et kui palju ma olen üksinda reisinud. Ja siis ongi nagu see, et ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see, et sa pead iseendale toetuma. Ja see on tegelikult päris äge.
et sa tegelikult suudad palju rohkem, kui sa arvad suutvad. Tallinnas ei suuda enda mingit kohtigi üles leida. Lõuna-Ameerikas kuskil Boliivias pole probleemi. Ja see kuidagi, see on nii huvitav, kuidas see mindset muutub ka kohe, kui sa teel asud. Näiteks täna sõitsin Tartust Tallinnasse, mõtlesin, ma ei tea, kas ikka viitsin nagu 2,5 tundi ja siis 2,5 tundi tagasi on ju. Oled kuskil Lõuna-Ameerikas, 72 tundi ainult. Muidugi ma sõidan sealt ühest riigi otsast teise. 72 tundi, kus sa sõitsid nii pikka maad? Võt ma ei ole küll nii pikalt bussis olnud. See oli natuke dramaatiline näide, aga 36 tundi olime ühe praami peal ja sealt ütleme 24 tundi bussiga edasi oli siis Tšiili ühe saare pealt tagasi Argentiinasse, Patagooniasse. Et sõltub ka valikutest, mis sa teed. Ma ei mäleta, kas me siin võtsime algul läbi, et mis see marsruut sul siis oli? Me just enne rääkisime enne salvestuse algust, eks ju, sellest teemast ja kas me jõudsime selle marsruudi siia podcasti ka juba panna? Ma ütlesin vist üldiselt Argentiina, Kolumbia, aga ma olin siis Argentiina lõunaosas, siis väga ootamatult oli võimalik purjetada siis ühele saarele veel lõunast, mis kuulub Tšiilile. Sealt edasi läksime praamiga põhja poole tagasi Tšiili, siis ma hüppasin Argentiinasse uuesti, vahepeal käisin Uruguay's, siis oli üks päev Brasiilias, üks päev Paraguay's lihtsalt Iguazu koski vaatamas. Siis oli Tšiili, Boliivia, Peru, Ecuador ja Kolumbia. Pikemat aega sa olid, kas sa ütlesid enne Uruguay's? Mis sa tegid seal Uruguay's seal pikemat aega? Mingi vabatahtlik? Uruguay's ma olin vabatahtlik ja see oli ainus koht, kus ma tegin vabatahtliku tööd, see ei olnud mitte midagi planeeritud, ma isegi mõtlesin algus, kas ma viitsin, et äkki ma tahan lihtsalt nii-öelda seda puhkust nautida, aga... Mis sa tegid siis? Ma olin ühes külaliste majas peaaegu keset Uruguay'd siis, kus olid hobused, kus olid mägi, jalgratta võimalused, kanuutamised, ma siis olingi osaliselt giid nendele asjadele seal külalistele. Tegin süüa, ma hoolitsesin aia eest, et mul ei olnud nagu seda, et sa pead mingisuguseid asju konkreetselt tegema. Ma tegingi tihti asju, mis mulle endale väga meeldisid ja mulle väga sobis tol hetkel olla ühe koha peal pikemalt ja seda kohta tundma õppida. Ma ei teadnud Uruguay'st mitte midagi enne. Arvasin isegi enne Eestist lahkumist, et sinna küll ei viitsi minna, mis seal huvitavat. Aga mis see diil selle külaliste majaga oli, et sina tegid tööd ja siis said seal tasuta majutuse? Ja, mina sain tasuta majutuse, tasuta söögi, tasuta ratsutamas käia, mootorrattaga sõitmas, kanuutamas, kõik need siuksed nagu fun asjad, mis külalistel olid, siis ilmselgelt tasu eest ma võisin siis teha neid tasuta. No tasuta ja tasulistest asjadest rääkides ilmselgelt kuulajal tekib küsimus, et kuidas siis finantseerida puhkust, mis kestab 1 aasta ja 3 kuud? Minul olid säästud ja ütleme nii, et Lõuna-Ameerika on üldjoontes palju odavam kui Eesti, eks seal riigiti on, ütleme, Uruguay on väga kallis, isegi Eesti tase ma ütleks, aga seal ma elasin tasuta. Ja ülejäänud riigid Argentiina, seal ma isegi ei tea, mis need hinnad praegu teevad, sest nad muutuvad üle öö, niisugune kord seal riigis hetkel. Aga nagu sa enne saadet ka mainisid, Boliivia, Peru on lihtsalt nii odavad, et näiteks ma käisin 3-päevasel mägimatkal, kus me siis valutasime 6000 pluss tipu, kus sul on vaja siis korralikumat varustust, instruktoreid igale inimesele ja mingit teatud väljaõpet ka. Ja see kõik maksis 80 eurot siis nagu 3 päeva kõik hinnas koos majutuste, toitude, instruktorite, väljaõppe kõigega, see on päris hea hind, aga ma lähen ikkagi 10 aasta tagusesse aega, 2015 aprillis käisin ma Machu Picchu juures ja ütle mulle selle linna nimi, mis on seal kõige lähemal. Mitte Aguascalientes, aga see suur linn Cusco. On Cusco, just, ma teadsin, et see tähega. Cuscost tuuri võttes oli juba toona 200 eurot see.
mis on juba 10 aastat tagasi oli 200 eurot suurem kui praegu ja ka praegu ka 200 eurot ei ole selline mingi suvaline summa, et seal ikka nagu mingites sellistes turistikates kohtades ikkagi küsitakse raha. Ma eeldan ka praegu. Küsitakse, lihtsalt mina ei võtnud seda tuuri. Aha, kuidas sa läksid? Mina läksin ise sinna, ma matkasingi tegelikult kohale. Sa mõtled see paar kilomeetrit, mis on sealt mööda rongiteed või? Ja selle tegi mina ka. Ja sealt ma tulin tagasi, aga ma matkasin, ma ei mäleta, ta vist on 3-päevane, üldiselt mina tegin seda mingisuguse hullu Ironmaniga, keda ma kohtasin, kes lihtsalt push'is mind nii kiiresti minema, ma tegin selle 2 päevaga ja siis me maksimegi ainult mingi paari hosteli eest seal, aga Inca Trail ja need kuulsamad seal on mitusada eurot, et lihtsalt ma ei olnud nõus maksma rohkem. Ma tean, et sa ei jäänud nii rahule selle Machu Picchuga. Miks? Jaa, see kuidagi, ma arvan, et siis, kui sina käisid seal, see oli, ma usun, palju autentsem, et praegu ta on nii ära reguleeritud, et sa saadki osta ainult selle valida teatud rajapileti ja siis sa pead oma raja sees, mis seal on siis ära märgistatud kõndima, sa ei saa igale poole minna, juhul kui sa pole ostnud nagu seda täiesti täispaketti, mida ma ei tea isegi, kas nad müüvad. Ja kohe, ma ikka aeg-ajalt seal mõninga sõpradega üritasime sealt natukene välja ka minna teistesse kohtadesse ja siis teesklesime, et me eksisime ära, aga et meid ikka lükati seal tagasi, et ei olnud niimoodi, et ei olnud mingit järelevalvet ja see tekitas veits sellise tunde, et sa oledki üks lammas, keda siis suunatakse ja sul ei olnud väga palju valikut seal, et jah, ma ei jäänud nii rahule, ma ütleks, et mul on hea meel, et ma seal ära käisin, aga ma tagasi ilmselt ei läheks selliste regulatsioonidega, nagu seal hetkel on. Aga mis olid üldse sellised kõige ägedamad hetked? No ma tean, et aasta ja 3 kuud kohta küsida on seda väga keeruline ja võib-olla sa võiksidki siin mul õhtuni rääkida, aga too välja lahedaid asju ja kogemusi. Mul on õnneks vajadusel, kui sul midagi pähe ei tule, mul on mõned märkmed pandud, ma juba tean ette. Aga äkki sul tuleb miskit ise? Kui ei, siis ma aitan sind selle osas, mis sulle meeldis. Hea, kui siuke tugi on olemas. Üks tuleb mulle kohe meelde Ecuadoris Galapagose saartel seal snorgeldamas käies ühes laguunis, siis kõik turistid, kes seal tahtsid väga kilpkondasid näha ja siis olid seal ühes laguuni ääres ja üritasid neid leida ja mina kuidagi ujusin nendest eemale teise äärde ja siis need kilpkonnad olid kõik seal, ehk siis nad olid täiesti minu päralt, et kui su all ujub sinuga kaasa, sinust suurem kilpkonn on hästi lahe tunne. Ja võib-olla mingid teatud mägirattasõidud, kus ma hullult kartsin alla minna teatud kohtades, ma ei olnud kunagi, Eestis ei saa seda väga praktiseerida. Ja see eneseületus nendes kohtades või kas või see Boliivia mäe, see 6000 pluss vallutus, et kui sul ongi oksemaitse suus ja sul on külm ja sul on vastik olla ja siis mõtled, miks ma tulin siia, kui sa keset ööd veel pead matkama, aga need vaated ja siis sa kuidagi suudad ikkagi seda läbi selle kannatuse nautida ja siis ta jääb meelde, et selline ja võib-olla enese proovile panek teatud hetkedes. Oota, mis mäest jutt on? Juana Potosi oli selle nimi. Aha, aga see ei ole see surmatee, eks ju? Ei, mõlemad on Boliivias, aga surmatee, kus ma ka rattaga alla sõitsin, oli, ütleme nii, et võib-olla inimesed peavad seda ekstreemsemaks, kui see tegelikult on, et sul on rattal pidurid ka ja kui sa oskad pidureid kasutada, siis sa ei lähe sealt nii kiiresti, et igaüks valib oma tempo, tegelikult ei ole nagu, seal küll teatud kurvid on nime saanud siis eri rahvustest, et mis läbi aastate keegi on sealt alla läinud, aga see on, ma ei tea, millal viimati keegi surma sai surmatee peal, et see tegelikult ei ole nii surmav see tee? Jah, õnneks. No ma lihtsalt mõtlen, et mina isiklikult ilmselt ei julgeks. Jah, mu see reisigrupp tol hetkel, sõprade munt ka, ma olin ainus, kes sinna läks, et ongi midagi parasjagu otsib või mis su riskitase on. Ja ma arvan, et üks meeldejäävamaid oli, ma tegin seda ayahuascat Ecuadoris ja
ma ei tea, paljud üldse teavad, mis ayahuasca on. Aga selgita nendele, kes ei tea, teeme asja selgeks, mis asi see siis on ja mida sa tegid? Ei ole. See ongi Amazonia põlisrahvaste selline droog või siuke vedelik, mida nad keedavad 2 taimest seal ja siis nende jaoks on ütleme ravim või siuke meditsiiniline asi, läbi mille sa saad siis kontakti, ütleme oma esivanemate või selle teiste dimensioonide või vaimude maailmaga. Aga ütleme keemiliselt, ma nüüd jään vastuse võlgu, mis see keemia seal on, aga seda peetakse siis üheks tugevamaks narkootiliseks aineks, mis seal siis sees on. Aga jah, põlisrahvad kasutavad seda mitte siuke, et nii lõbus, ma nüüd lähen teen ühe tripi, et nende jaoks on see siis rituaalne ja nad siis ka ravivad läbi selle või saavad informatsiooni siis oma esivanemate vaimude riigist. Kas sina said mingi kontakti esivanematega, teiste dimensioonidega? Tead, mul oli hästi raske see trip, ma päriselt tahtsin ära surra, ma isegi üks hetk nagu kuidagi seal teises dimensioonis. Ma sain kogu aeg aru, kus ma olen, kes ma olen, et selles mõttes, kui ma silmad lahti tegin, ma teadsin kogu aeg, mis mu ümber toimub. Ja nii kui ma silmad kinni panin, siis ma olin nagu selles teises dimensioonis, kus sa näed erinevaid visioone. Aga mul oli nagu nii halb olla, nii vaimselt kui füüsiliselt, et see tavaline ongi see, et sa oksendad seal, et see kuidagi käib selle asja juurde, võib-olla mitte kõigil, aga enamusel. Ja ma siis seal nägin erinevaid asju ja tahtsin ära surra, sest mul oli nii halb, aga siis see vastus kuidagi sellele, et palun laske mul surra, oli see, et kuna ma eelmisel ööl, ma tegin 2 ööd seda, siis eelmisel ööl nad olid mul kuidagi öelnud, et sa pead teatud asjadest lahti laskma, et sellest punktist nagu edasi jõud, et siis sa jõuad nagu siuksesse helgemasse kohta seal visioonis. See kõlab võib-olla nagu hästi veidralt, aga et kes sinuga üldse räägib, aga siis ma ei olnud nõus, ma ütlesin, et mulle nagu nii meeldib elada, et ma ei ole nõus siin kuskil Amazonias ära surema. Ja siis teisel ööl, kui mind nii-öelda siis pandi sellesse halba kohta ja kus ma palusin ära surra, siis see vastus oli, et aga eelmine öö sul oli see võimalus, ma andsin selle võimaluse ja see on su õppetund, et me nüüd see öö nagu ei lase ja ma tegelikult tean, et kes usub sellesse, kes ei usu selles mõttes, aga ma ise sain aru, et ma alateadlikult väga kartsin surma ja see kogemus, millest ma siis sealt läbi läksin, võttis selle ära. Nad põlisrahvad ise ütlevad ka, et see ayahuasca nagu skännib su keha ja mis parasjagu vajab tervendamist, selle ta siis nagu võtab su kehast välja, et vastavalt sellele sa saad selle kogemuse ja kõikidel on väga erinev. Ma kuulsin ka väga ilusaid lugusid, et minu oma on siuke ekstreemne, aga selle tulemus nagu minu jaoks oli väga positiivne. Mis see ilus lugu on siis, et ei ole halb olla ja naerad õnnest? Ja paljud kirjeldavad, et nad on seal mingites maailmades, kus ongi, sul on nii ilus ümberringi ja sul on muusika ja sa tunned ennast hästi armastatuna ja kohtud seal oma esivanematega, et see täiesti sõltub inimesest, et ma arvan, et ei ole 2 ühesugust kogemust. Kuidas see suhtumine seal riigis on, et on ta ikkagi legaalne asi? Jah. Et lihtsalt kui me räägime, et põhimõtteliselt narkootiline aine ja droogid ja kõik asjad, siis ju esimese asjana mõtleks, et võib-olla on mingi keelatud värk. Et Eestis saad ka teha. Et ei ole, ta ongi... See aine ei oleks ka Eestis keelatud? See tunne praegu, mul teeb meelde, et minu meelest ma ühe podcasti guugeldasin seda Eestis, aga ma teen see kohe uuesti. Sa räägi mulle. Ja... Võib-olla kui see aine sealt kuidagi eraldi destilleerida välja, et siis ta oleks, ma ei tea nendest narkoainetest nii palju. Ikka on kirjas, Google ütleb, et mingi osa käitlemine on Eestis keelatud, aga ma ei suuda meenutada, mis podcast see oli, aga mul nagu tuleb meelde, et keegi, kes siin istus, ütles, et tegelikult seda tehakse ikkagi, igasugused asju ilmselgelt tehakse, et kes tahab, siis ilmselgelt ka leiab. Aga miks sa just Ecuadoris tegid? On see just Ecuadori teema või? See vist on originaalselt
teatakse rohkem nagu Brasiilia ja Peruu on need kohad, kus minnakse tegema. Mul lihtsalt, ma lugesin teismelisena ühte raamatut ayahuaskast ja põliselanikest ja miks nad seda teevad ja mis see on. Ja mul kuidagi sellest ajast oli kuklas, et ma üks hetk oma elus tahan seda teha. Ja see tunne ei tulnud mul Peruus, aga tuli siis üks hetk Ecuadoris lihtsalt, et okei, nüüd on aeg. Nüüd on aeg see asi ära teha. Plaanid sa veel kunagi proovida seda või see kogemus oli see ja rohkem ei ole huvi? Tead, never say never, mul hetkel pole üldse sellist tunnet, et tahaks seda teha, aga ma ei välista, mul natuke jäi kripeldama see, et kui ma oleks otsustanud nii-öelda siis esimesel ööl ära surra ja see on siis nagu figuratiivselt, mitte et sa päriselt oleks ära surnud. Et kuhu ma siis oleks nagu oma visioonidega jõudnud või mida mulle siis nii-öelda siis oleks näidatud. Aga ja ei, ma hetkel küll ei plaani, ma arvan, et see oli nii tugev elamus, et mul on vaja mingit pausi sellest. Räägime natuke helgematest, lõbusamatest asjadest. Ma tean, et sa sattusid mingisse kohalikku pulma. Kujutan ette, pulm võib olla lõbus asi seal ikka. Ja. Ma olin Boliivias ja tegin ühte linna tavalist seda tuuri. Keegi käib ja veab turiste järel ja räägib, mis linnas erinevates kohtades põnevat on. Ja siis ma jäin selle giidiga pärast kuidagi jutustama ja siis ta ütles, et kuule, tead, ma pean poole tunni pärast, et ma pean kohe koju minema, et riideid vahetades mu venna pulm on. Ja siis ta nii mööda minnes ütles, et tahad tule ka. Ja muidugi ma tahtsin ja siis mul ei olnud mingisuguseid pidulikke riideid kaasas, see on seljakott nii väike selle pika reisi jooksul, aga siis ma läksin sinna pulma ja seal oli, ütleme, mõnisada inimest, mind adopteeris kohe üks väga vana krimpsus kohalik naine ja võttis mind tantsima, ei lasknud mitte kellegi teisel tantsida minuga, kui siis ainult temaga ja ta oli mulle, ütleme, õlast veel allapoole, et see oli väga huvitav, siis tantsisime seal mingite Boliivia folkmuusika järgi ja siis nad riputasid mulle mingid paberipudi peale, mis pidi siis õnne tooma, nii noorpaarile siis kui ka mulle. Ja panime neid paberrahasid nagu pesulõksukestega selle noorpaari külge, et see on nende traditsioon, siis ütleme pulmakingiks üks osa. Ja siis mina ise pidin mõne tunni pärast võtma bussi, siis ööbussi ühte teise linna. Ja siis ma mäletan, et ma ärkasin hommikul seal bussis üles ja vaatasin, et mis asi see mul juustes on kogu see ajalehe pudi oli. Oli sinna minuga kaasa tulnud. Keegi ei vaadanud imelikult, et üks heledapäine, heledanahaline tütarlaps on laekunud sinna pulma, et kõigi jaoks oli see täiesti okei. Imelikult ei vaadata uudisimuga küll, aga Boliivia minu jaoks oli selles mõttes hästi tore riik, et ma ei saanud sealt sellist nõmedat tähelepanu, et keegi ei jälginud sind kogu aeg, et ma ei tundnud, et need inimesed, ma tundsin, et neil on hästi suurt taktitunne, et ütleme Aasias erinevates riikides või isegi Türgis seda tähelepanu on palju rohkem, kui sa oled nende jaoks siis eksootiline naine. Aga Boliivias nad kuidagi vaatasid uudisimuga ja isegi ei tulnud nii palju rääkima. Võib-olla oleksid tahtnud, aga olid tagasihoidlikud. Seoses sellega, et sa sattusid Boliivias pulma, siis minule meenus, et mina sattusin Boliivias kellegi matustele. Või selles mõttes sattusin, et ma jalutasin ringi ja vaatasin see kohaliku surnuaeda ja siis oli seal selline mingi suur matus käimas ja siis ma eemalt nagu jälgisin seda ja kuidagi nii kurvaks läks, et ma ise nutsin ka. Et lihtsalt selline huvitav kogemus, mida mul polnud meeleski, aga mis mul nüüd tuli sinu jutuga seoses meelde. Et Boliivias vist juhtub igasuguseid asju. Igale poole võid sattuda. Boliivia on täiesti crazy riik minu jaoks, seal tõesti nagu ei ole mitte midagi sarnast ja seal võibki, mulle sellepärast meeldiski, et on nii metsik riik, et sa lähed sinna ja isegi kui sul on plaanid, mul ei olnud, aga kui sul on plaanid, siis nad protestivad seal iga päev, sul ehitatakse ma ei tea, mingi teeblokk, mingi reka keereb ette ja sa ei saa minna näiteks sinna kohta, kus sa parasjagu tahtsid ja võib-olla sa ei saa sinna 2 nädalat minna, sest kõik teed on blokeeritud. Aga mis su lemmikriik siis oligi Boliivia või? Boliivia ja Ecuador, ma ütleks. Mis Ecuadori juures sind võlus?
Galapagos saared on muidugi hästi eriline koht, aga Ecuador samamoodi on ka natuke selline metsik, et seal asjad juhtuvad, et ei ole nagu Euroopa, kus sa mõtled, et ma ju tean, et see buss tuleb siia, et seal keegi ütleb, aga see ei tähenda, et asjad juhtuksid. Ja Ecuadoris loomulikult mulle jäigi see nagu see seal põlis või selle hõimu juures ayahuasca meelde, aga samas koos nende hõimuliikmetega me tegime seal džunglituure, nad õpetasid mulle erinevaid taimi, võtsime seal mingisugust, ma ei tea, mingit taimemahla ninna, mis pidi siis olema ülihea igasuguste lõõride puhastamiseks ja mingid asjad, mida sul lihtsalt Eestis ei ole võimalik kogeda. No rääkisime ägedatest hetkedest. Millised olid need kõige keerulisemad, raskemad hetked sinu jaoks? Madalseisud? Ma arvan, et reisi lõpus ma hakkasin juba üsna ära väsima, et ma tundsin, et mul ei ole seda elevust enam, mis uute kohtadega võiks olla. Et kui sa juba tunned, et see on jälle üks kosk, jälle üks mägi, aga ei ole nagu seda, et miks ta nii eriline on. Et siis see lõpp, siis oli juba märts, selle aasta märts ja ma tundsin, et tegelikult oleks aeg Eestisse tulla, aga kuidagi ei tahtnud märtsis Eestisse tulla ja siis ma pingutasin seal lõpuni. Nautisin ikka, aga lihtsalt võib-olla mitte nii palju, kui need kohad väärt olid. Ma Uruguay's ühe palmi oksaga lõikasin omale üsna sügava haava käe peale, siis ma käisin seda seal kliinikus õmblemas, sain selle väikse küla kliiniku kogemuse. Milline oli väikse küla kliiniku kogemus? Seal oli üks Kuuba arst, kes esimese asjana ütles mulle, et kas sind on kunagi õmmelnud Kuuba arst? Ütles, et ei ole ette tulnud. Ja siis ta tegi mulle sina näed, aga 3 pistet. Õmbles nagu pealt näha nagu ilusti kokku. Ma siis 5 päeva pärast läksin niite välja võtma ja siis seda arsti ei olnud, aga oli üks õde ja tema küsis, et kes see sul seda haava on õmmelnud ja siis mõtlesin, et see Kuuba arst. Ma ei tea, siin üks piste ei olnud isegi 2 poolt läbi, vaid oli lihtsalt 1 poolt läbi tõmmatud ja siis nad üritasid sealt mingite plaastritega mul seda nagu haava veel kokku tõmmata. Lõpp hea, kõik hea, selles suhtes parandas nagu okeilt ära, aga siis ma mõtlesin, et et siis vältige neid Kuuba arste. Okei. Et tundub, et tulevikus ei taha, et Kuuba arstid õmbleksid. Et huvitav et seal samas haiglas öeldi, et kes niimoodi on teinud. Et... ta oligi selline, haigla on palju öeldes üks ruum, kliinik seal külas hea, et seegi neil oli selles mõttes. Ja see Kuuba arst ise ütles mulle, et tema teenis Kuubal $20 kuus arstina töötades. Et ma selles mõttes nagu võib-olla täiesti vett peale ei tõmbaks ta 2 pistet ikka tegi ilusti. Et mingid oskused tal on. 2 tegi, 3 läks lappama. 3 läks natuke mööda, ju. Aga sa sattusid veel haiglasse selle perioodi jooksul? Jaa, ma läksin ise Peruus, sest mul olid tavaline siuke kõhulahtisus, aga lihtsalt kestis natuke pikemalt ja kuna mul sõbrad tuttavad olid just käinud ise, ütlesid, neil diagnoositi salmonelloos ja mingid parasiidid oli Boliivias hästi tavaline. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen igaks juhuks kontrolli ja siis ma käisin Peruu kliinikus, see oli selline hästi uhke turistidele suunatud. Ja siis mul diagnoositi mõlemad, aga mul diagnoositi niimoodi, et tegelikult sinu organism on juba nagu selle võitluse ära võidelnud, et see ei ole kuidagi ohtlik. Aga siis ma ise tundsin, et need parasiidid kõlas nagu nii rõvedalt mu jaoks, et ma mõtlesin, et ma ikkagi võtan selle 1 tableti nagu igaks juhuks ka ja neil oli muidugi selline teenus, et ma olin siis kuskil hotellis ja siis nad tõid mulle kiirabiga selle 1 tableti nagu ise ukse taha ära. Sellest pidi muidugi maksma, kindlustus maksis, aga neil oli selline huvitav äri selles mõttes püsti pandud, et mul oli väga mugav, aga kas see just nii vajalik oli? Okei. Huvitav, et keha siis oli seal... ma olen kuulnud, et salmonelloos on ikkagi päris kole asi, et kuidas sul see keha siis nii hästi võitles selle? Tead, ma ei tea. Ma ei oska öelda, sest selles piirkonnas on ka, sa oled kogu aeg Boliivias, umbes 4000 meetri kõrgusel, 3-4 meetri kõrgusel kogu aeg ja võib-olla lihtsalt oli nii harjun juba... Et veits paha on või? Selles mõttes.
et sa viid lihtsalt kuulajale selgituseks, et nii kõrgel, eks ju, kõrgushaigus tuleb peale, et hakkab lihtsalt pidevalt halb. Ja jällegi sõltub inimesest, ma isegi ei saanud aru, mida minu organism tegi, sest et ma kuidagi tundsin, et ma harjusin, ütleme, 3-4 päevaga ära sellega. Üldiselt mingisugune aeg on, kus sul võib-olla pea käib natuke ringi, süda lööb kiiremini. Ja siis tundus, et kõik on juba okei, ja siis sa võid 10 päeva pärast üles ärgata, tõused hommikul üles oma voodist ja pea hakkab nii hullult ringi käima ja söögiisu ei ole, et see keegi ei tea täpselt, miks see nagu niimoodi tuleb ja läheb ja jälle sõltub. Et selles, kui ma seda 6000 meetrit vallutasin, siis ka minu nii-öelda paariline, kellega ma siis koos pidin alguses matkama ja üksteist turvama, siis tema ärkas keskel üles ja ei suutnud üldse voodist üles tulla, et tema sealt siis high base campist kõrgemale ei tulnudki. Ja ei saanudki, et jäigi sinna, et... Ja. Okay, järgmisel päeval ikkagi alla koperdas, aga läbi vaeva, et seal aitabki ainult see, et sa lähed lihtsalt tagasi madalamale. Mulle meenus, see oli ka lugu Boliiviast, La Pazis öelda, et ma läksin mingi mäkke, nagu ei saa, aga ütleme niimoodi, et nagu natuke selline kaldu. Ma olen see varasemalt võrrelnud Tartus Riia mäest üles minekuga. No selles mõttes, et võib-olla natuke kergelt kiirelt minnes võib-olla natuke võtab võhmal, aga ta ei ole mitte midagi erilist. Ja ei jõua lihtsalt, nagu lähen, ma ei jaksa lihtsalt. Ja siis mingisugune vana tädi lihtsalt spurtis must mööda. Mõtlesin nagu minge pekki. Aga ma saan aru, et tema keha on harjunud sellega, aga see oli nii naljakas olukord minu jaoks, et mina, noor 24-aastane tüdruk ei jaksa minna ja siis mingisugune 70-aastane tädi paneb lihtsalt must mööda. Aga eks see on see keha harjumine, selline põnev teema. Aga seda sa juba mainisid, et ühel hetkel sa väsisid ära. Mis sa siis olid seal Kolumbias tollel hetkel või sa jõudsid Kolumbiasse või kuidas see tripi lõpp sinu jaoks oli, et kui sa jõudsid enne kui sa siis Eestisse tulid? Ma tundsin Ecuadoris vist seda, et ma tegelikult mõtlesin, et ma siis lõpetan ikkagi Kolumbias, et siis jõuan sinna Kariibi mere äärde välja, aga kui ma olin Ecuadoris ja ostsin seda lennupiletit sinna Kolumbiasse, siis ma tundsin, aga mind tegelikult nagu üldse ei huvita see Kolumbia ja Eestist ära minnes ma mõtlesin, et Kolumbia on üks riik, kuhu ma väga-väga tahaks minna. Nii et ma siis lihtsalt jällegi, et ma ei olnud nii väsinud, et ma eelistasin ikkagi minna Kolumbiasse, kui tulla märtsikuus Eestisse. Okei, mis mõtlesingi, et Kolumbiast nagu väga ei olegi rääkinud, et see jättis sind nagu külmaks siis lõppkokkuvõttes või? Tead, täitsa külmaks jätnud, aga jah, ma ei olnud nii elevil, et mul oleks väga selliseid suuri mälestusi sealt. Hästi käisime seal kohviistandustes, käisime meres ujumas, käisime džunglis, selles mõttes muidugi ülilahe, aga ma ei olnud enam selles mind state'is, et seda kõike kuidagi nagu käst sisse võtta. Just, mina toon enda näite ka, et mina alustasin, eks ju, nagu ma ütlesin, Puerto Ricolt, Kariibi mere saarelt. Jõudsin välja Uruguaysse. Ma olin vahetud enne seda veel Brasiilias 2 kuud ja siis Argentiina, mis on ka nagu mingi muidu selline, enam-vähem megaäge asi, kuhu minna, megaäge koht. Siis ma olin lihtsalt, mul ei ole Argentiinas nagu eriti mingeid emotsioone, nagu see lihtsalt oli seal. Et selles mõttes, et ma kujutan ette, et võib-olla kui Argentiina oleks mingi esimene olnud, siis oleks teised emotsioonid. Sellepärast, et minul on Lõuna-Ameerika lemmikud, Brasiilia igal juhul ja on tegelikult Peruu ja Kolumbia. Nii et võib-olla sul tasub Kolumbiale mingi teine võimalus anda mingi hetk. Ja kindlasti ma ei ole mingi negatiivsete tunnetega, et ma lihtsalt minu enda aur sai otsa enne Kolumbiat. Super, aga igal juhul ma tänan sind selle väga põneva vestlusest. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.